Tere hommikust Tallinnast, on 16. juuli ja minek on Lapimaale! Eelduse muidugi, et riigist sisse saab, kuna ma sain teise doosi vaktsiini alles paar päeva tagasi. Nii et ma ei ole nii-öelda täisvaktsineeritud Soome mõistes. Eks me näe. Aga kuigi läheme praegu Soome, siis edasi on minek Põhja-Rootsi, võib-olla Norrasse ja siis Rootsi kaudu tuleme tagasi. Siuke nädalajane reis. Aga loodetavasti tuleb huvitav. Mis emotsioonid valdavad enne? Mõtlesin, et jättes kauri maha, siis mõtlesin, et tremini mahu ja tal on kõige rohkem meigi asju kaasa alati. Kirjelda tundeid, Kaur. Mul täiega ei ole. Ma käisin hommikul jooksmas 2,5 kilti, täiega raiusin seda. Siis, siis ma ei söönud midagi, mul on praegu faast väike. Ma ei säästan ennast laeva jaoks, ma söön lolliks ennast seal. Meediatuletus tulevasele Kaurile, ostan Lambari. See on tuleviku Kauri probleem, see oli praegu too probleem, et see... Mida sina tahad öelda tulevasele Kaurile? Go back, it's a trap. Joo neid longereid, mis sul kahetseb. Räägi mingi positiivsemaid asju. Ära saab ühe lapse. Praid saab varsti vetsu minna. See on tore. Haiguste piiramiseks keelati inimeste vaba liikumine. See oli võimalik ainult passiga. Kongo, eriti Katanga ala, osutus maavarade poolest väga palju on möödas reisi algusest. Me oleme jõudnud umbes 200 kilomeetri kaugusele Oulust, ehk siis umbes mingi 400 pluss, võib-olla 500 kilomeetrit Helsingist. Ega me väga palju polegi teinud ja näinud. Korra Jyväskyläs peatusime, käisime poes, natuke sõime ja see ongi suht kõik. Siukene mõttetu tuim sõitmine on olnud enamasti. Ja varsti jõuame Oulusse, seal saame õhtust ja õhtuks siis Kemisse öömajja ja loodame, et homme tuleb natukene huvitavam päev, kus näeb ka veidi rohkem. Täna õhtul tahaks muidugi veel peksaloojangut näha, et äkki õnnestub midagi ilusat teadvustada, aga üldiselt jah, suht sükene tuim sõitmine on täna olnud. Olgu veel öeldud, et autos sõita on suht kitsas hetkel, kuigi auto ei ole just kõige väiksem, siis ikkagi oleme neli suurt meest ja kotte on ka sitaks palju. Ja see auto, ta ei ole ikkagi nii suur, kui Škodad. Ehk siis mõned kotid on tulnud võtta ka ette salongi ja taga mingit väga puhvrit ei ole, et midagi juurde panna sinna külje alla. Ja õhtusöögi aeg Kemis.
mingi esmamuljetest majutuses. How is friend, huh? Kodune laugune. How is friend? Valle Koit, noore Valle Koit, noor Valle Koit on kurjus. Järgmine pidi noore. Kuidas sa senist kogemust hindad? Inimesed on liiga tervislikud. Võiks rohkem mõnutada. Me oleme käinud Kemi peal mingi pool tundi kuni tund, sellest enamus on kulunud selleks, et lihtsalt oodata teisi inimesi ja võib ausalt öelda, et siin linnas ei toimu mitte midagi peale mereäärse joomingu ja seegi on väikse mööndusega, et täna on reede õhtu. Eks tegelikult peaks just nälja tõmbama ja sinna minema. Ilmselt küll, jah. Ma arvan, et see on kõige profülaktiline tegevus, sest pildistada pole väga midagi, kuigi majad on üsna huvitavad. Taevas on ka lahe, aga kõik, mis vähekene pildistamist väärib, puudub siin. Peale kiriku võib-olla. Ühesõnaga, tulge Kemisse! Kell on mingi 12:30, ma arvan äkki. Ja linn on täiesti valge. Siin ei lähe pimedaks lihtsalt. Ametlikult oleks meil tulema loojang natukene enne 12 öösel ja päiksetõus natuke peale 3. Aga no reaalsuses hetkel on valgem kui mõnel muul aastaajal Eestis, ma ei tea, põhimõtteliselt päisepäeval. Et ma mõtlesin, et ma tulen nagu statiiviga, aga ma arvan, et ma võin seda asjad tuimalt lihtsalt käe pealt ka lasta ja pilte. Linna koha pealt nii palju, et ma ei tea, nagu on huvitav linn mõnes mõttes. Võib-olla selles mõttes just, et see ei ole nagu huvitav. Aga üks asi, mis kindlasti on huvitav, on see, et siin on hästi palju autoliiklust. Ja see kogu autoliiklus põhineb põhimõtteliselt sadamala ja ma ei tea, mis ala vahel, ausalt. Meie majutuse juures kohe, nii kui me majutuse juurde jõudsime, oli mingi purjus soomlane trepikojas ja pärast tuli veel meie juurde, rääkis seal tükk aega ja pärast seda tuli trepikotta tagasi ja vajus täpselt meie toa või meie korteri ukse ees trepi peal ära ja magas seal. Päris. No see oli nii Soome, kui vähegi Soome olla saab, nagu ma arvan, et veel soomelikumat ja just sellist Soome väikelinnalikumat majutust ei oleks saanud olla. Et see, ma ütleks nii, et see ei ole kõige meeldivam kogemus, aga see oli väga huvitav kogemus ja ma arvan, et see jääb kindlasti pikaks ajaks meelde.